Tervitus kõikidele vaatajatele! Nagu te näha võite, siis täna olen oma meeskonnaga jõudnud siia fantastiliselt kaunisse Patarei vanglasse, kus pidi kummitama. Igatahes lähme liigume sisse ja uurime veidikene seda vanglat seestpoolt ning samal ajal räägin teile midagi, mida hirmsat on toimumas mängude maailmas sel aastal. Nii et mida me siin ikka veel ootame? Lähme! No nii, alustame siis esimeste uudistega. Ei kuskilt mujalt kui poomisruumist. Igal juhul ma ausalt ei uskunud, et siin vanglas poomisruum on. Ma ei tea miks, aga ma mõtlesin, et siin on pigem elektritool kui poomisruum. Nii et lähme liigume sinna sisse, vaatame, milline see on ja võib-olla siis räägin natukene teile mõnest mängust. Mõnusalt kitsas, korralik euro, korralik. Tundub, et remont on just hiljuti tehtud. Pesemisruum enne kui üles puuakse, siis saad ilusti ära pesta ennast. Ega mustalt taevasse ei minda. Ei, täiesti lõpp, no. Issand jumal. See on hirmus koht. Aga hirmsalt hea koht, kus alustada esimese uudisega. Ja ma räägin sellisest mängust teile täna siin nagu Visage või ehk siis Visage, mis meenutab väga kui Lermo del Toro ja Hideo Kojima tehtud PT-demo, mis mõni aeg tagasi välja tuli. Erinevus võib-olla siis vaid loojates ning selles, et see saab olema täismäng, ehk siis mitte nagu PT-demo. Visage võtab aset ühes suures majas, kus mängija peab hakkama mõistatusi lahti muukima. Ilmselt umbes nagu PT-demos oli. Muidugi ei puudu sealt toredad ehmatused. Te ju nii armastate neid nagu mina. Aset võtab mäng 80-ndatel ühes suures majas, kus mitmed pered on läbi aegade elanud, paljud neist aga jubedal kombel surma saanud. Esimeste sõnade kohaselt tundub see mäng natukene meenutama Silent Hilli. 2017 jaanuar, olge valmis, sest siis tõotab see mäng tulema poelettidele ja siis saame teada, millised hirmsad õudused meid ees ootamas on seal. Nii, oleme siis jõudnud järgmisesse ruumi, kus on nii mõndagi juhtunud. Ühel öösel te magate ilusti oma vangikongis, tullakse, võetakse teist kratist kinni ja siis tuuakse siia. Täpsemalt siis siia. See on ausalt, kui siin tules ei ole, see on päris hirmus. Ma ei tea, kui hästi te näete, no mõned inimesed üritasid veel seinamaalinguid teha. Ja siin on seinad siis punased ja punaseks on värvitud selle ühe lihtsa asja pärast. Siin maas on veel voolik ka. Võib-olla hakkate aru saama, mõistma, mis siin täpselt toimub. See ruum siin on mahalaskmisruum. Mida ma teen siin? Issand jumal. No nii, olen jõudnud järgmisesse süngesse ja huvitavasse kohta, kokkusaamistuba, kus siis tahaksin rääkida teile järgmisest mängust, enne kui tänase esimese mängu juurde asume. Ja võib-olla pole tegu siin kõige hirmsama mänguga või sellise horror mänguga, aga mängu nimeks on Escape from Tarkov, mis meenutab tegelikult
sellist mängu nagu Stalker ja Metro 2033, aga võib-olla siis ilma sellise paranormaalse elemendita. Mäng üritab ka äärmiselt realistlik olla ja võib-olla selles aspektis meenutab kõige rohkem mänge nagu H1, Z1 ja DayZ ilma zombideta, eks ole. Kellel huvi on, siis kindlasti soovitan seda mängu natukene lähemalt uurida, sest asi tõotab tulema üsna hea oma üksikmängu missioonide ja muidugi ka mitmikmängu elementidega. Aga okei, liigume siis tänase esimese mängu juurde, esimese horror-mängu juurde ning selleks oleme välja valinud siis sellise mängu nimega Emily tahab mängida. Muidugi mitte mina, aga et see saade natukene huvitavam oleks, siis lähme ja proovime järgi, milline on Emily. No tere tulemast siis Emily Wants to Play see ehk siis eesti keeli Emily tahab mängida. Ma miskipärast arvan, et Emily on see peatav olend siin. Igal juhul, mis siin ikka, alustame uue mänguga ja vaatame, mis kuradi asi on Emily Wants to Play. Hello? Your pizza's here. Oh, tore, ma olen mingi... ma olen pitsapoiss. See seletatav. Peegelpilt oli. Okei. Ma ei arvanud, et see mäng päris kohe nii hullult algab. Nii, look. Vau, me saame ringi vaadata. Vau. Jaa, võimas. Ma võtan parem jalad enda alla, et ma ei ehmataks liiga palju. No ei saa väga palju mingisuguseid ehmatavaid kohti ka olla ju. Mis asjad need siin on? Nagu saaks midagi... Ei saa võtta ka neid. Nii, mis meil toimub? Mingisugune maaling on siin. Nagu Layers of Fear. Ei. Nagu Layers of Fear. Aga selle juurde võib-olla tuleme veel. Okei. Oi. Tere. Oi, nii hirmus. See on mingi manneki. Võib-olla ei ole manneken. Kas taskulamp ei ole või? Okei. Nii. Okei. Nii, uks avanes iseenesest. Kloun on siin. Klouni poiss. Nii naljakas. Kõik on seletatud, siin on tuuletõmme lihtsalt. Tuuletõmme on. Tere. Sa ei ehmata nagu Outlastis on ju. Mis kuradi staatiline helis on? Ma ei näe mitte midagi ju. Saab ikka põlema panna. Oota, siin oli see manneken ju. Tore, et uksed avanevad. Niisama. I think they want to kill me. Oi, kui tore. Nii, mis oli see? It's been over a month now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open, and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. The sightings have been... tulnukaid on nähtud. Väga tore. Nii. Mingi pime duširuum. Tore. Pildik. Asjad. Kõik on normaalne veel. Kõik on väga normaalne. See oli jõuluvana või? Mis asi see oli? Kus kohta see kadus? Kuradi kloun. Mis peesood siin on? Mälu, vaatame järgi. Kurat, ma ei taha sinna minna. Äkki siia saab minna. Tore siin. Jaa, okei. Miks seal pimedaks läks? Ei taha minna sinna. Ei, pane nupp!
Tere! Ma ei näe mitte midagi. Äkki peame siia minema. Miks see nii pime on? Mis asja ma nägin seal? Okei, tere. God, miks see nii pime peab olema? Mis see oli? Proovime ühe korra siis uuesti. Miks ma mängin siukseid mänge? Teie meeli lahutada. Tore. No nüüd vähemalt tuli põleb siin. Ei taha ringi. Miks tuled ära kustusid? Miks tuled ära kustusid? Get a new door, okei. Nood. Oh, don't look at her. Vink. Väga meeldiv, et sa ütlesid mulle seda. Aitab. Eriti pikk gameplay ei tulnud, aga liigume edasi järgmiste uudiste juurde, sest mu süda vajab natukene puhkust. Kui teie süda vajab natukene, kui te vajate natuke adrenaliini, Emily tahab teiega mängida. Emily tahab teie adrenaliini tõsta, nii et vaadake järgi mäng Emily wants to play. Mida sa seda rohkem teha ei taha? Näeme natuke hiljem. Südaöö. Nii number. Kell on 12 saanud. Tore. Okei, siis lähme siit. Fuck Emily raisk! Mida sa teed siin? Ei, fuck it, ei, ma mõtlesin, et ma ikkagi mängin natuke kauem, aga ei, aitab sellest ja vast. Läheme tagasi palju paremasse ja rõõmsamasse kohta nagu Patarei vangla. No nii, oleme siis jõudnud nüüd Patarei vangla siia teisele korrusele, kus tavaneb meile ilus vaade kongidele. Ja ma ei tea, kui hästi te näete siin kõik, aga üritame siin ühe kaameraga hakkama saada. Vaatame, mis siin lõbusat leida võib. Ilus europissuaar siin saab siia tulla ilusti, kui häda käes. Ja ma korra näitan, ma natukene olen kuulnud, ma tean, et kuhu ma väga minna tahan, on operatsioonisaal, kus hakkab nalja saama kindlasti. Igal juhul operatsioonisaal peaks jääma meil otsa sinna, aga siia me ei saa väga kaugele minna. Siuke tunne, nagu ma oleks kuskil Tšernobolis, aga seal taga kaugel näete trelle ja nende trellide taga on tuberkuloosi osakond, mis on juba, ma ei tea, vist 2001 suletud või midagi siukest, kuhu siis edasi minna ei lubata, sest ilmselt need tuberkuloosi haiged ikka veel seal elutsevad või mingi olend. Nii, ja kas siit hakkavad siis esimesed kongid meil pihta? Ja siin on mingi, issand jumal, see on mingi pesuruum ja siin on pesu, issand, okei, ma ega sisse ei tahaks minna. Siin on mingi köök ju. Siin on täitsa nagu köök, kui kaameramees siia sisse saab. Isegi saab siin magada. Täitsa normaalne koht, noh, ma ei tea, mida rohkem veel soovida. Siin on meil värsked kirjutused. See oli. Kurat,
Kes see? On siin keegi või? Ma ei tea, mis see oli. Okei, vahetele. Mis asja? Kas see on nüüd? Mis asi? Okei, see on mingisugune laev mere peal vist peegeldas vastu, eks. Kas see on nüüd meil esimene kong siin, kus me sattunud? Issand, see on nii hirmus, ausalt see on hirmus. Kas siin? See on nagu päris suur ruum siukene. Jumala eest, mul hakkab siin kõhe. Mis see oli? Vaatame siia kõrra ka. Ma ei julge siia väga minna. Oh my god, issand küll. Okei, see tundub rohkem mingisugune töösaali moodi koht olema. Väiksed aknad, trellid muidugi ees, et me minema põgeneda ei saaks siit. Ja võt siit, ma arvan, hakkab see põhiteema pihta meil. Siin on tehnikat veel. Okei, see meenutab siin natukene Outlasti juba. Mis asi see on? Mis asi see oli? Sa kuulsid seda? Keegi on seal või? Mine ära. Kas te näete, kuhu me jõudnud oleme? Issand, operatsiooniruumid, täiesti lõpp, Mulle tundub, et siin kedagi on hiljuti opereeritud. Mis korrad siin valgustega toimub? Midagi toimus siin. Okei. Siin on ka hambaarsti tool siukene. Keegi on siia ära põlenud ainult. Ja mingisugune ollus on alles jäänud tõest. Mida ruumina? Issand jumal, tegelikult või? Aruanne. Operaator, tahad äkki siia korra vikali visata? Mida ma võiksin siis rääkida sellises toredas kohas nagu see siin? Millist mängu küll meenutab selline imeline koht? Muidugi Outlasti. Outlast, mis on üks viimase aja võib-olla paremaid siukseid õudusmänge, mis tehtud on. Kui te pole Outlasti veel mänginud, siis minge proovige järgi. See on tõsiselt üks väärt horror-mänge, mida mängida. Aga mida ma tänases saates räägin Outlastist, te võite küsida. Aga muidugi sellest, et Outlast 2 on juba sel aastal poelettidele jõudmas. Ning mida me sealt siis oodata võime? Ütleme niimoodi, et esimestel andmetel oleme saanud siis väikese video ning ühe pildikese, mis näitab, et me pole enam hullumajas, aga kuskil natukene kaugemal ja võib öelda, et kuskil soises Louisianas äkki. Igatahes tõotab tulla väga-väga huvitav mäng. Hoidke sellel silma peal, sest et kui te seda mängima hakkate, siis mis mul rohkem öelda on, kui et tasuta pilet hullumajja on garanteeritud. Nii, oleme jõudnud järgmisesse huvitavasse kohta ja täpsemalt siis Patarei raamatukokku ning läheme siia sisse ja vaatame, mida huvitavat siin leida võime. Ausalt see meenutab natukene nagu siin sellist mängu nagu Until Dawn, kes on mänginud seda ja mõningaid kohti sellest mängust, aga ilmselt siit leiame igasuguseid hirmsaid mänge või tähendab hirmsaid mängulugusi, mis on pandud kirja paberile. Aga täna ma tahtsin rääkida siin teile sellisest mängust nagu Dying Light ja täpsemalt on siis Dying Light saanud endale lisa The Followingi expansion back'i näol, kus siis meie peategelane nimega Grana, ma tean, natukene kahtlane nimi on, aga Grana on siis liikunud välja
sellisest linnasest tsoonist ja oleme jõudnud siis rohkem sihukesele mäestikusele alale, kus siis on tegelikult tohutult suur uus ruum, kus ringi seigelda ja zombisid tappa. Ja samuti on muidugi parandatud seal natukene ka graafikat, lisatud uusi relvi ja igasuguseid erinevaid masinaid, millega ringi sõita. Nii et kui te pole mänginud kunagi Dying Lighti, siis mingi hetkel ostke Dying Light The Following endale, tuleb siis koos selle algse osaga, saate lisaosa juurde ja ausalt, see on väga hea mäng. Eriti kui öö tuleb, siis muutub see mäng absoluutselt üheks õudsemaks horror-mänguks, mida ma vist tean. No nii, oleme jõudnud siis järjekordsesse huvitavasse kohta. Üks kong, kus on päris ilusad maalingud siin ja ilusad voodid ka. Ausalt ma ei tea, kuidas siia pikemad inimesed ära mahtusid, aga siia peaks vist umbes 30 inimest ära mahtuma. Suudate, need aroomid, mida siit tulevad, need ei ole väga normaalsed, aga vaadake joonistusi, mis vangid teinud on. Osad on ikka päris andekad, aga ilmselt on nad enda elu natukene muul viisil ära rikkunud. Aga tahtsin teile rääkida järgmisest mängust ja selleks on ei midagi muud kui Reede 13. Reede 13. What? Mis asi Reede 13? Friday the 13th on siis üks uus mäng, kus saame kehastada siis Jason Voorheesi. Ja algselt see mäng üritas saada Kickstarteri abil endale siis piisavalt raha, et see mäng teoks saaks, aga kuna nad ei saanud seal seda kokku, kui idee oli hea, siis Team 17 võttis nende tootmise arengu üle, andis neile rahastuse ja nüüd saamegi sellel aastal juba oktoobrikuus, täpselt kuupäeva pole, aga ma kahtlustan 13. oktoober või siis 31. oktoober väljalaske aega. Igal juhul hoike Reede 13. silm peal. Mängu teeb huvitavaks võib-olla selline aspekt, et üks inimene saab olla Jason Voorhees ja teised, seal oli mingi 4-5 inimest, saavad siis olla tavainimesed, kes peavad põhimõtteliselt lihtsalt ellu jääma. Nii et tõotab tulla üsna huvitav ja eks siis Reede 13. oktoober minu sünnipäeval saame 11 taga ajada. Ilmselt mina siis kehastan Jason Voorhees ja teie põgenete. No nii, alustame siis tänase viimase horror-mänguga siit imelisest Totori vangla kongide juurest. Mõnusalt kõhe koht. Aga ma olen valinud teile välja midagi eriliselt head tänaseks teiseks mänguks ja selleks on ei midagi muud kui Layers of Fear, mis tuli lõplikult välja siis sel nädalal just siin. Ja mõni võib-olla mäletab, YouTube'is mängisin ka sellist varajast versiooni, mis paljudele... Midagi läks ju selle arvalt mööda just. Kuhu? Mis asju? Varekoodisse kongi. See on nalju või? Ei tee. Siia või? Jah. Nii hirmus. Mis siin olla võib? Mis? Jookse! No tere tulemast siis hirmu kihtidesse. Mäng, mis on tegelikult juba mõnda aega väljas olnud, kui nii saab öelda. Ta oli pikka aega Early Accessis Steamis, kuid see nädal tuli mäng siis lõplikult täisversioonina välja ja selles tänases väikeses videolõigus siin vaatamegi seda täisversiooni järgi. Olen natukene seda täisversiooni siin mänginud ja võin kinnitada, et see ei ole üks ühele selle Early Access versiooniga. Et võib-olla mõned võivad mõelda siin, et siis ehitasid nagu leveleid juurde sinna alates sellest punktist, kus Early Access pooleli jäi, aga midagi on nagu aeg-ajalt nagu tunnen, et midagi oleks nagu uut, nii et võtame selle praegu siin käsile, ma olen siin hetkel chapter 4 või step 4 siin ja vaatame, kui lõbus see mäng olema saab. Ja põhimõte on selle mängul siukene lihtne, see on hämmastavalt ilus mäng on. Aga põhimõtteliselt peate siukest maalingut siis täitma ja põhimõtteliselt iga osa siukse käigus saate natukene nagu seda maali rohkem lahti, et saate rohkem näha.
mis siit välja tulema hakkab. Nii et lähme otsime natuke rohkem veel värvi juurde sinna ja vaatame, mis toimuma hakkab. Nii. Okei siis. Arm. Väga normaalne. Okei. Ei meeldi väga. Okei. Murtud seda. Issand, kui kurb. Nii. Üks läks meie seal tagant kinni. Lähme siia. Joodik. Okei. Või, ma ei tea. Joobes. Selfish. Okei. Isekas. Delirious, põhimõtteliselt hullumeelne, mis nüüd? See ongi põhimõtteliselt siukene mõistatus, käite mingi ruumides ja need ruumid põhimõtteliselt muutuvad nii, mida? Okei. Päris efektne. Oi, mul on kingitus võetud. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. Üritab lapsele õpetada siin kunsti. Ja no kuidas sa saad niimoodi nii noores eas seal hakata mingi nõudma igast asju. Igatahes peategelane, meie siis oleme kunstnik siukene. Ja oleme peast natukene ära keeranud. Okei, tere, what? Miks mingi mõmmik on meil siin keskel? Ta ei... Lõbus. Tere. Kas sul oli sünnipäev või? Sul sünnipäeva müts on. Ma lähen hästi. Ettevaatlikult mööda siis. Hey, what is that? Wait. Happy 50th. Oh, 5. sünnipäev. It's Sunday? You mean well, why didn't you come and get me? Magas oma mingi lapse sünnipäeva maha või? That sucks. Ärge kunagi õudusmängudes selja taha vaadake, nagu mina siin teen. Okei, nii. Miki hiir jooksis mööda. Nii, mis meil on siin? Kung Fu Panda. Okei. No, ma eeldan, et ainult ette saab minna siis. Okei, lähme siis siia. Tere. Tere, palun ärge tapke mind ära. Oi, tere! Tere! Nägin sind. Nii hirmus. Oi, kõik muutub maalinguks. Ma näen luulusi. Väga tore. Nii. Okei, see ruum on jälle muutunud siin. See on nagu tuttav. Okei, mingid rotid. Kui ma pole öelnud, siis siin on väga palju hirmsaid ehmatusi, nii et kellel need ei meeldi, siis pange video kinni lihtsalt. Või kerige edasi natuke. Okei. Seda kohta ma mäletan nüüd sellest varasest versioonist. Ma mäletan, ma läksin sinna, aga ma ei läinud kunagi siia. Mis siin on? Tere! Okei, mul tuleb meelde, miks ma seda mängu väga mängida ei tahtnud. Hingake rahulikult sisse-välja. See on kõik siin, no tuuletõmme on kõva. Issand jumal, no. Okei, on see naapel ju, no. Talking behind our backs. Mis kuradi sosinad need on? Oi, kui tore. Räägite seda, natuke tõmbab veel seal. Okei, vaat üle. Ärme küsige küsimusi, no. Goddammit, okei. Tore. Oi, aina... Oi, lendav mömmik. Kas me oleme kosmoses või? Nii.
okei. Kõik on korras, kõik on korras. Okei. Tõmbame minema siit. Väga tore. Beebi pead, oh my god, kui palju mul... Nii armastan beebisi, oh my god. Väga naljakas ja, väga naljakas. Kõik TV3-s naeravad. Oh, see ei olnud midagi. Oh, mingi uks on tekkinud see. Oi, siia on mingi beebi tekkinud, tere. Mis juhtus? Oh, mingi maaling on tekkinud see. Okei. Päris ilusad silmad. Nii. Okei, seda kohta ei ole olnud. Seda kohta ei ole... Kurat, võtaks no. See on uus, täiesti uus koht. Oi! Tõmblevad beebid! Ärge mulle midagi, ma ei ole teile midagi teinud! Kus kurat on aknad ja uksed? Laske mind välja! Oh my god! Mingi beebiboss! Tapke ära ta! Mida tal on vaja? Nuti põlet või? Kurat võtaks, kus ta on? Hinga, Tanel. Hinga! Tore, oi, mida kuradit, kuhu kurat, mis toimub? Okei. Nii tore, nii naljakas hea mäng. Kõik oska endale Layers of Fear ja mängigi kodus. Nagu näete, see sobib lastele ka, siin hästi palju lukkusi ja laste mängud on siin. Okei, lähme järgi talle, jooksuga. Korralt, vaata, mis toimub. Oh my god, mingi kuradi labormünt. Lähme siia. Jollo! Lollakas. Silmi pole peas või jaata, kuhu sa kõnnid, no. Oi, siin on palju lõbusam. Nagu mets. See poltergeist pole kõige targem pliiats. Okei. See on lõpp ju, ei ole või? Miks ta kõhuliaaseid teeb seal? Oi, kui hirmus! Hirmus on! Ma tegin nalja! Väga hirmus! Seda võib juhtuda, kui oled liiga palju alkoholi olnud võib-olla tõesti, noh. Päässasime ära, tegelikult ei olegi meil midagi siin viga. See on sama tuba ju. No mõtleme, tarvitame liiga palju alkoholi siin. Nii, oi siin. Lähme siia poole siis. Ärme hakka küsimusi küsima. Lähme siia ilusti. Okei. Nii tore. Nii hea muusika. God damn it. Seda kohta ma tean. Ahaa, vaadake, mis ma leidsin. No, paneme kanneli tööle. Arvid, see rahunevad maal kohe. Terve mäng võikski siuke olla lihtsalt. No, tehnika ajastu, kõik on seletatav, kõik on elektriga. Ma ise keerasin selle lahti seal. Kõik on seletatav. Nagu see vurr selja peal. Seina peal. Keegi tahab sisse saada. Link on olemas. Oi, need on aknad hoopis või. Vajal on kõht tüü ilmselt. Mis fucking asi see veel värisub siin. Okei, see... Oi, ma ei soovita nii teha, see pole hea ajule. Vaevalt sul see muidugi olemas on. Nii, mis siin on?
oi. Okei. Tore, keegi sai surma vist siin. Ma ei teadnud, et tuba nii suur on. Teravad need maaklerid teevad pilte, teevad ühe pildiga ruumi hästi suureks. Oh my god, okei, tegelikult hästi väike ruum. Mama used to come to tuck you in. Enam ei tule või? Ilusad peakesed. Väga tore. Now she's nowhere to be seen. Oi, ema on kadunud. Oi, mingid käed. Okei. Ei olnud nii hirmus, noh. Siin midagi on. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Kas ta lõikas oma lapse mingisugused juuksed lihtsalt sellepärast ära, et sellest mingisugune paintbrush teha või? Mingi pintsel. Norm, näeme homme. Pilt taske kohe. Okei. Pole nii hirmus. Nii. Jälemegi tagasi, nukke täis kõik. Ja pintseldame taas. No nii. Meie pildikene hakkab siin jumet võtma, ma arvan. Täitsa korralik. Nii, saime nüüd järgneva asja siin lahti. Okei, aga ma ei tea, kas vaatame, kui siin eetri aega meil veel on üle, siis liigume edasi. Kui ei ole, siis liigume tagasi Patarei vanglasse. Artur! Mis asja? Artur! Mis asja juhtus? Sain nagu millegagi vastu tead. Rohkem ei mäleta midagi. Kaotasin teaduse. Kaua ma praegu blackoutis olnud olen, seda ma ei saa tea. Artur! See pole naljakas. Mul pole õrna aimu, kus kuradi kohas ma üldse olen. Täiesti lõpp, kurat, ta kadus. Artur! Ei! Issand küll, kuhu ma sattunud olen. Operatsioonis. Mis asi see oli? Ma God, ma tõesti nägin midagi enda eest liikumas. Mis asi see oli? Issand jumal, miks ma siin olen? Artur, kuhu sa kadusid? Ma olen täiesti, kuhu kuradi ma ära eksinud? Oh my God, seda ma ei soovita teil teha. Issand, miks? Artur, oled sa siin või? Ära jama. Jeesus Kristus. Oh my God, okei. Tore, ma olen siin tagasi operatsioonisaalis. See ei ole väga tore, ma ei näe ka. Okei, see ei ole naljakas enam. Mis hääl see oli? Ma pidin mingisuguse riistvara ülevaate teile tooma. Ma ei tea, kui väga riistvara see on just, aga te saate mingi sõbra siia tuua, lauale panna, Oculus Rifti pähe panna ja siis Surgeon Simulaatorit mängida. Nii tore. Oh my God, okei. Kas me liigume edasi siit? Lähme minna siit. Mulle ei meeldi see asi enam. Artur! Wow, okei. Ma nägin midagi liikumas. Artur, see sina või? See pole fucking naljakas. Artur! Oh my God. Oh God. Mis asja siin toimub? Issand jumal, mis koht. Mis asi see siin on? Kedagi on tõmmatud siin või? Tiritud kuskile? Mu pea. Jaa, kus? Artur! Kuhu sa läksid? Issand küll!
vau, mis asi see oli seal? No issand jumal, kuhu kohta ma sattunud olen? Ma olen mingi 10 minutit käinud ringi igal pool. Ja isegi kui ma põgeneda tahaksin siit, ilma Arturita on see suhteliselt võimatu. Sest ma olen valinud eriti geniaalse koha, kus mingi kuradi ma lolli horror õhtut teha. Maha jäetud vangla. Normaalne. Artur! Artur! Oh! Artur! Artur, mis sa teed? Artur, mis sa teed seal? Artur! Artur! Kuuled ei? Artur! Oh, kaetamad, mis asi see oli? Oh, ei, mida? Ei! Kuhu sa veel?